Suhetest muidugi sooviti mingi videot, eriti ei ole midagi. Meil on siin 10 aastat alles hakkab täituma ja mõnikord sellega on nii näiteks, et see tundub, et kõik läheb hästi, aga ikkagi ei sobi mingi põhjusel kokku üldse. Et seda on nagu ka varem on juhtunud, et see on ka tavaline, et perfektne, kõik on perfektne ja siis järsku ei sobi üldse. See tähendab, et lihtsalt ei sobi kokku. Aga näiteks kui on lapsed juba, et siis on see vastutuse teema, et siis päris ei või minema jalutada seaduse järgi isegi. Ja need seadus on selleks, et selliseid mehi näiteks isegi korrale kutsuda. Et kui seal on lapsed juba, siis mees ÜRO seaduste järgi ei tohi isegi minema jalutada, vaid peab kuidagi toetama. Et näiteks ja et see sealt lihtsalt ilmneb, et kes sa inimesena oled, et kas sa oled see, kes aitab või kas sa oled see, kes ei aita. Ja suhe kui selline ei ole tegelikult tähtis, et see erasektor selles suhtes, et ei ole tähtis kellega, et erasektor selles suhtes on vaba täiesti. Et jah, meil on religioossed printsiibid, ettekirjutused ja soovitused, et abiellu ühe inimesega ja saa temaga lapsi ja kõik on korras, kõik toimib perfektselt, mis on väga levinud. Aga mõnes ringkond seal ei ole üldse levinud. Et meil on need religioossed ettekirjutused aga seaduse järgi on erasektor täielikult vaba selles suhtes, et sa võid ükskõik mida seal teha, ükskõik kellega. Ja lihtsalt need religioossed normid on selleks, et kõik olid õnnelikud. Et see on oluline teema ja sageli on õigem on edasi liikuda, kui üldse ei toimi. Aga mina olen lastega seda päris ei ole kogenud, et üldse ei toimi. Et me oleme küll nagu vaielnud ja me oleme elanud mingi kuu aega eraldi või midagi sellist, aga nagu, et üldse ei toimi, seda ei ole ikka olnud. Et isegi kui me oleme kuu aega eraldi, siis me oleme pidevalt nagu telefoni kaudu suhelnud või niimoodi. Aga jah, on ka sellised juhtumid ja see mõjutab väga tugevalt. Näiteks mul hiljuti oli üks patsient, Kristelli rääkis, kelle abielulahutus oli rohkem kui 50 aastat tagasi ja ta endiselt elab seda abielulahutust üle, kuigi sellest on 50 aastat juba möödas. Et need mõjutavad väga tugevalt, kui on mingi nagu täielik lahutus, et siis ongi läinud täiesti kadunud. Et see mõjutab väga tugevalt kahtlemata ja need inimesed on väga vastuvõtlikud hoolivusele, empaatiale, et vajavad sõna otseses mõttes abi sageli, et üksik ema tegelikult praeguses Eesti Vabariigis on võimatu. Seal peab keegi aitama, üksik ema on liiga raske, see on võimatu praeguses Eesti Vabariigis. See ei ole lihtsalt võimalik, see on liiga raske see, kuidas praegu siin Eestis on ühiskond toimib. Et seal peab olema keegi abi sellest. Aga nemad proovisid ei ole seda ka. Siit ja natuke.